Rahva Hääles 1988. Aga ütles ka, et ma olen samamoodi tegelikult, mis nii vallavanem kõnel 4-5 aastat tagasi. Kahju, et me ei võtnud kaasa, ma ei tea, Võru inimesi teile Võrusse viia materjali ja asju, mis on. Teil ei liigu neid. No ka internet, teil ei ole internetti seal, on internet. Ta on luuletaja muuseas. Kahju, et ta välja ei olnud Marko Pomerants, see oli luuletaja. Marko Pomerants, ma tunnen jumala hästi. Ma olen taga joonud ühel. Jaak Allikut on ka võtta. Lehvitame kõigile lahe. See oli vana kommunist. Nad vaikselt hiilivad, aga nad nii väga julge siin nüüd marssida ausalt öeldes näiteks. Ütleme, need inimesed siit majast kahjuks ei hiilga millegi pärast. Kodaniku julgusega eriti, ma ütlen tõi. Ma ei tea millegi pärast. Kuigi nad peaks Eesti rahvale eeskuju olema. Itaalistel lähevad need katedraalid peale. Toomas Hendrik Ilves, see on presidendi kandidaat, kes praegu on väga nördinud selle üle. Me intervjueerime teda. Ja aga me ei oska seda keelt, kus ta räägib seda. Mõtleme nii, et see oli nüüd kõige suurem üllatus. Üllatusi oli meil küll teisigi. Aga see nüüd oli nagu neist kõige suurem. See on ka Lõuna-Eestist. Jah. Kas sa oled ka Lõuna-Eestist? Ei, ma olen Tallinnast, põline tallinlane võib isegi nii öelda. Jah. Ainult Tallinnas elad, ma ei tea, kõik minu suguvõsa ainult Tallinnas on elanud. Me oleme siin Jüri Mõisa üleskutse peal. Jah, et ta ütles, et tulge kõik Tallinnasse, et siin saate järjele. Et me tahamegi küsida, et mis sa arvad, kas meil tasub Tallinnasse tulla? Või ei? Ja kui siis miks? Kuule, aga ma küsin, väikse küsimuse ka. Käib või? Vaata helida vana. Mis teie siin vihma käes seisate? Kuidas te olete rahul omasooliste armastajate olukorraga Tallinnas? Ütle sina. Mina? Jah. Omasooliste armastajate olukorraga. Ei, mitte seda vasta, et miks ei küsimus minule, et mis te siin vihma käes seisate? Me tulime siia Jüri Mõisa üleskutse peale, et uurima, kuidas olukord Tallinnas on. Ta nagu ütles, et Lõuna-Eestis sureb varsti elu välja ja ainus võimalus ellu jääda on Tallinnas. Ja nüüd me oleme siis siin ja teeme väikse, filmime natukene ja teeme väikse sellise ülevaate Tallinnast. Aga Ilves presidendiks, ma saan aru, et ka väike toetus hääd? Jah, ja ka väike toetus Ilvesele. Mida on Kanal 2 teinud selleks, et vihm lõpeks? Aga lähme. Oli tore. Oli tore. Ma ei ole mitte midagi teinud selleks. Ei kavatsegi teha. Kuna ma ei ole õnneks Kanal 2. Aga miks sul see mikrofon siuke on siis? See on minu töövahend, ma töötan Kanal 2-s. Aga ma ise ei ole Kanal 2. Väike niuke... Oota, aga ütle, aga mida sa soovitaksid inimestele näiteks, kes on kahe vahel, et kas tulla Tallinna või mitte? Vaadake enda sisse ja otsustage ise. Inimene peab tegema seda, mida ta ise tunneb ja tahab teha. Aga mida sa arvad sellest Jüri Mõisa üleskutsest, et kõik inimesed peaks tulema Tallinnasse? No ma näen, et vähemalt 2 inimest on sellest kinni võtnud. Lähme küsime. Jah, lähme küsime, jah. See Riigikogu liikme käest. Kellele lugu teete? Endale. Viimase peal. Oi, kui hea. Kohe niuke ärka. Küsime Evelin Sepa käest. Küsime. Vabandust, Evelin Sepp. Me oleme siin Jüri Mõisa üleskutse peale, tulge kõik Tallinnasse, me teeme väikse filmi sellest. Küsida, et mis sa arvad, et kas meil tasuks tulla Tallinnasse? Ei tasu, meid on niigi palju siin. Aitäh. Aitäh. Mis Keskerakond arvas? Et ei tasu. Et ei tasu, et meid on niigi palju siin Tallinnas. Teid kommentaari, jah? Ei kommenteerisid küll, et ütlesid, et liiga palju on Tallinnas, et mis me ikka tuleme. Kõneldi nii, et kui Setu poisse taheti sõjaväkke võtta, ta oli vist kuskil 60-ndatel, kui ta asi läks hästi läbi, et kui Eesti NSV poolt tulti, siis üteldi, et aga ma olen Vene Föderatsioonist ja vastupidi. Ja siis sai lõpus 27 aastat täis ja siis Inapes saa nagu võtta. Aga lõpus tuu jagati ära, aga vist jupp haigu. Lähme või? Tere, Tõnis!
teeme siin väikest delegatsioon. Me tulime Tartust Jüri Mõisa üleskutse peale, et olge kõik Tallinnas. Väga hea, tulite jah? Ja olete te temaga kohtunud? Ei ole veel, ta on praegu Venemaal. Selge. Me ei saanud kahjuks. Aga äkki siis peab talle sinna järgi minema, et kas ta ei ole veel kutsunud kõiki Venemaale? Ei ole. Võib-olla on. Aga mis sa arvad sellest? Millest? No sellest. Et kas me peaks tulema Tallinnasse elama? Üleskutse, no te teate isegi, mis ma arvan. Mina olen tartlane. Et elu väljaspool Tallinna on täiesti võimalik. Ma tean, et elu isegi Hiiumaal on võimalik. Kuigi kui paar kiiremat sammu teed, võid alati vette sattuda, kui Hiiumaal oled. Igal juhul seal on ka võimalik. Nii et elage julgelt mujal. Vahel käige meid vaatamas. Väga lahe. Palun. Stefan Ilvese auto. Jah. Tegelikult ka, jah. Aga noh, ütleme, et ma ei ole sinna esi astnud. Ma olen küll astnud tuleviku Eesti erakonda. Aga siis too asi käive niimoodi ja no jah. Aga siiamaani lihtsalt ma ei ole too asjaga tegelenud, et sealt välja astud. Ja noh, nagu otseselt ei näe põhjust ka, sest ega mul esindust ise partei vasta midagi ei ole. Et või lihtsalt juhtuda, et mulle mõni tõne erakond meeldis rohkem. No, ma kuulsin ühes valla volikogul ma ei ole. Vallalist. Ma võin sulle ühte vallalehe värskemba. Et siis mis... Siin nagu väga poliitikat ei ole seokord. Jah. Oskan muud ka lugeda. Jah, no ei ta... Lihtsalt mõtled, et maru tore on vahepeal. Tahaks nagu ilusti hingest astuda Reformierakonda, aga terroriseeritakse, lihtsalt pidavad tahvatus kirju. Siis mis on meie probleemi ja rõõmu Urvastel? Näe, värv on juba teie valitud. Jah, see on tegelikult ka Maalehe värv näituses. Ma kelle järgi Maaleht oma värvi valis. Jah. Kuigi ma kahtlustan, et kellelt Reformierakond valis oma värvid jällegi Rootsi lipu värvide järgi, mingi heaolu maa või midagi taas. Tere, kuidas läheb? Hästi läheb. Sa oled filmimees ka? Jaa, ma olen filmimees ka. Me tulime siia Jüri Mõisa üleskutse peale tegelikult, et tulge kõik Tallinnasse. Me tulime uurima, et... Kahjuks mina olen abiakas, nii et mina ei saa siia... Nojah, aga igatahes, ei, väga lõbus on minu meelest... Ma usun, et mõned inimesed on väga kurvad praegu. Ma mäletan, et vaadake, miski pole niivõrd hästi selgitust tekitanud Eesti rahvale viimase 5 aasta jooksul, kui see, mis on viimastel nädalatel toimunud. Kes on mis, kelle arusaamad on kust? Kes on kust ja tähendab, kes on üle saanud oma minevikus, kes ei ole üle saanud oma minevikus. Abikaasa juba siin annab märku, kuna ma ei ole seda nii näinud. Aga sa pead vahepeal kosutama. Ma pean ikka sööma, aga mõtlen, et ei ole vaja meelt teikta. Tulge homme jälle! Kordi on ikka Euroopa, ikka Eesti. Aga Lukas, ma olen nagu Pirogovis juuades väga karjunud Lukasele, et Lukasest mööda läinud ja siis, et astu Reformierakonda ja ja ma lugesin Tõnis Lukasele luuletust. Hästi palju materjali juba. Tõnis Lukas ükskord lasteaeda sisse põikas. Aga haridusminister kus ta oli? Ükskord haridusminister lasteaeda sisse põikas. Tõnis Lukas onu Kalju näpud otsast ära lõikas. Kui me läheme teise Eestisse ekskursiooni tegemist, huvitav mulle meeldinud, et ma loeksin Ina Tähismast ka luuletuse, sest et ma lugesin seda pulmas, aga ma kirjutasin ühe salmi vahepeale juurde, ühe väga roppu salmi. Mis me siis nüüd teeme?